praegu on laupäev. Homme küpsetame, ehk siis 1. veebruar, nagu lubasin. Päris jahe on. Ma ei tea, mis saab. Osad on juba ära pannud pitsad. Loodame, et saab teha. Just mõtlen, et kui õues on -15, vahepeal lubas veel külmemat. Et siis ei saa seda ust lahti hoida. Just füüsikaseadused ei kehti, kui see õues on -15 ja ma tahaks sees vähemalt +20, muidu see taine ei pea vastu. Äkki saab kuidagi ikka tehtud, et gaasi ja aurust on kõige hullem, aga ma arvan, et saame kuidagi käima. Ma panen selle diiselkütte hästi vara hommikul juba käima. Siis vaatame, igatahes praegu võtsime lume maha. Vaatame, loodus on päris ilus praegu, aga hakkame valmistuma. Täna õhtul teeme tainast ja homme teeme siis küpsetamised. Näitan, kuidas nii külmaga kas saab või ei saa, see selgub video lõpuks, aga selle võtame pärast kokku. The next day. No ei ole parim ilm sellise küpsetamise tegemiseks. Noh, küpsetada on ilus. Siuksed lumi ja kui ma ärkasin 8 ajal, see oli -20. Ma panin eile selle diiselkütte niimoodi, et ta on taimeriga 12 tunni pärast tööle, ehk siis peale 8 tööle, praegu on 9:30. Ja mis ma näen, tegelikult siit juba natuke ju midagi nagu oleks sulanud. Aga vaatame korra sisse, kui soe seal on, kas see diiselkütte üldse midagi teeb. Nii, ära märgi, 6 kraadi ja see puhub sooja õhku, nii et väga hästi. Kütust on kulunud vähe, eile oli kütus siin, kui ma panin täis, natuke on kulunud, aga ütleme nii, et see täidab siin enda rolli, pluss on sees. Töötab põhjas. See on väga positiivne üllatus, siin on nii soe, 6,6. Mul on veesüsteemi jaoks membraanpump seal, põhimõtteliselt mingi materjal liigub niimoodi ja siis pumpab. Ma ei usu, et see on veel üles sulanud, aga ma tahan pärast vett saada. Siis ma panen selle elektrilise puuri ka sinna kuskile, et ta sulataks selle osa üles ja siis on juba parem. See on väga hea, et siin on juba nii soe. Vaatame, kas sellega saab mõõta seinatempi. 2. Enam-vähem. Nii et praegu on kell 9:30, kell 2 plaanin alustada küpsetamist. Gaasi viisin ka eile sooja tuppa. Ehk siis gaasi praegu ei ole. See on ka nii-öelda üles soojenenud. Paneme selle näidiku kõesi ja see on -2 alles. Panin elektripuhuri puhuma. Ehk siis puhub sinna pumbale peale. Et praegu on hästi. Saab minna tuppa ettevalmistusi tegema. See on 8 kraadi. Siin on 2. Juba on kõik plussis. Nii et eelmise aasta need kogused võime ära visata. Selle aasta esimesed kuulitellimused on tehtud, kes tahtis esimene olla, see ei saa enam olla. 17 kuuli on müügiks tehtud, tänaseks tegin 30 veel, vaatame, kas üldse saab. Sellest ma vist rääkinud. Ma ostsin siukse asja ka. Infrapona küte, see kiirgab kuumust. Ja ma mõtlesin, et ma kiirgan ta siia, kus on taigina kuulid. Ehk siis tainas peaks olema soe. Ja kuna sealt uksest tuleb kohe jahedat, siis ma ei tea, kuhu me selle taigna täna paneme, võib-olla pean kappi otsa vaatama. Et taina saaks kindlasti soojas olla. Kerge ei saa olema siuksetes külmades oludes, aga proovime. Tööpind on veel täitsa külm, aga selle uksega lahti natukene. Saab taigna kappi ka soojus minna. Ühesõnaga toimetamist on, vast oleme tagasi. Soe gaas. Õues on juba -13. Ehk siis võib-olla saab asja isegi. No, tuli lahti. Läheme siis pessa. Nii, vaata palju on sooja. 22, päris okk ju. Lähme siia teid. Sul on sullu. Saame hakata toimetama, kell on 12. Paneks ahju sooja. Näed, ahjus sees juba on 16 kraadi. Oi. Saame hakata toimetama. Tegin siis vahepeal kõik soojaks juba ja tomatipasta on valmis ja paneme gaasi külge. Teine palon on toas, et kui peaks olema olukord, et enam gaasi ei aurusta, saab uue võtta sooja ja selle. Nii, teeme gaasi lahti. Hoiame. Keerame algus miinimumi.
vahepeal. Algus peaks hoidma natuke miinimumis, et see ahjule väga suur ehmatus ei oleks. Kütame vaikselt üles ja toimetame edasi, et ma hakkan vaikselt asju sisse tooma ja pesen pinnad ära ja teeme edasi. Nii, ma loodan, et on kuulda vaheülevaade. Pleek käib ikka miinimumiga ja ahjus on juba 430 kraadi. Pole üldse paha. Enam-vähem sain asjad sisse. Tegin laua puhtaks, semoliina, tomatipasta, see ahjust tuli põleb, siin on kõik valmis, praegu on 23 kraadi. Karbid on tembeldatud ja põhimõtteliselt on valmis. Külmkapis on ka asjad valmis. Üks error oli vahepeal selle veepombaga, oli katki läinud. Õnneks see pooletolline plastikjupp, mis seal on, see oli pooleks, nüüd see murdus ära ja mingi osa keereti alles, et praegu veel toimib, aga peab uue tellima. Ehk siis pärast ma panen vist selle puhuri kaugelt puhuma, et siit taignale ja gaasile saaks nagu sooja õhu sisse, et ei külmuks need kaks tähtsat asja ära. Pull on selles, et mis sooja on. Siuke vaade väljast, isegi lipp on olemas. Ja lähme siis teeme, proovime, vaatame, kus saab teha. 2 hours later. Viimane klipp vist lõpetasime siit. Juhtus üks jama. Nimelt, kell on 15:36 ja mul kõik tehtud. Ehk siis ma mõtlesin, ma hakkan filmima. Naaber tellis 5 pitsat, sünnipäeva puhul, et tuleb järgi. Hakkasin tegema ja mul oli üks natuke irokil. Üks mees tuli siia, et pitsat saab. Ma võtsin just välja. Panin siia jutu jaoks, küsisin, mis ta soovib. Ta ütles, et suva. Ja see läks kohe. Ja sellest hetkest edasi tund ja 40 ja kõik 30 tehtud. Õnneks mul on endale tehtud mõned katsetaignad. Proovisin erinevaid kuulide suurusi. Neid pean nüüd ise sööma. Sest et mul ei jäänud ühtegi näppu. Kõik osteti ära. Ja ei olnud väiksed tellimused. Ütleme niimoodi, et üks oli kõige väiksem tellimus. Enamus võeti 2. 2 tükki võtsid 5, üks võttis 4. Nii et mul oli päris suur tegemine. See on muidugi hea. Aga mul ei jäänud endale ühtegi katsetuseks. Ehk siis viimati, kui te mäletate videodest, ma tegin novembrikuus. Siis oli vihm. Rahvast väga ei tulnud. Ma mõtlesin, kes see ikka tuleb sellisel külmal päeval siia ostma. Tuldi jällegi Üürust, Vasalemast, siit samast ja inimesed tellisid. See oli väga tore. Kõik läks muidu hästi, lihtsalt bussi just pidi rohkem kinni hoidma, sest ma ei saanud, ikka läks külmaks. Mul lihtsalt endal hakkas külm, aga ma olin kogu aeg selle sama T-särgiga ja tainase külmunud ära, gaasiga oli hästi, nii et kui -15 saab teha, siis saab teha ka hoopis soojemate ilmadega ja äkki rohkem nii, et uks on lahti. Kui hakkas kellelgi külm, siis pigem hakkas õues ootajatel külm. Nüüd ma teen need 2 katsetainest endale veel ära ja siis hakkame seda asja kokku tõmbama. Ma panen siia ka tänase taigna retsepti, ehk siis inimesed ikka ütlevad, et miks ma seda jagan. Samas minu arust on aus seda näidata, paljud teised kokad näitavad ka. Ja noh, üldiselt on nii, et kui ma ükskord jagasin seda, et kuidas ma teen, siis ikkagi inimesed küsisid, et mul ei tulnud ikka nii, et ma ei karda seda. Jah, ma olen seda ise välja töötanud, aga ei midagi hullu. Sellest suhtes on hästi, kõik said otsa, tuunikala natuke jäi järgi. Tomatipasta sai otsa, ehk siis arvestus on nii nagu ma mäletan, pole sealt keeruline. Kõik läks hästi. Diiselküte andis ka hästi sooja, siis ma panin ta taimeriga hommikul kella 8-st kütma. 1,5 tundi hiljem, kui ma esimest korda tulin, mäletat, oli see vist mingi 22 kraadi. Vahepeal oli päris palju inimesi järjekorras. Loodan, et keegi ilma ei jää. Samas osas inimesi ma enam ei mäleta, kes järjekorras seisid. Panen siia mingi klipi, kuidas õues olukord oli. Aga ütleme, et vahepeal oli järjest pikk. Ma isegi osadele inimesed ütlesin siuke 40 minutit, et tõesti oli tihe tööpäev. Kiire selline tund ja 40. Ma loodan, et ma sellega siin liiga ei tee. Aga järgmist pitsat ma plaanin teha 24 veebruar. Ehk siis kõik, kes tulevad paraadilt tagasi. Ma panen taigna kerkima ja pakun siis samamoodi. Ehk siis enne õhtust presidendi paraadi, presidendi vastuvõttu
saavad siis tulla kõik siit läbi. Noh, kõik peolised võib-olla ei pea 2 pitsat võtma, eks seal antakse koha peal ka, aga saate tulla läbi võtta. Ehk siis järgmine küpstamisplaan on 24. veebruar. Teeme sellise ilusa vabariigipäeva. Ma loodan, et õnnestub ka. Et mine tea, mis siin ilm teeb. Kui läheb sellest soojemaks, mis praegu on, siis seda on parem. Nii, aga sellega on tänane viimane pitsa tehtud. Ma keeran seda asjad kokku ja näeme järgmises klipis. Ja nii siis läks see küpstamine. Koristasin siin just nagu vähemaks asju, et hästi väga hästi. Sai -15-ga teha küll. See uks oli küll, noh, nii natuke lahti või. Siis ma ei saanud seda väga lahti hoida. Aga toimus hästi, et mul see oli siin niimoodi ees. Sealt otsa külma peale ei tulnud ja gaasiballoonile puhus see puhur peale. Ja tainas ja ka see ideaalne ja nii, et võib-olla ei oleks ka seda vaja olnud. Et oleks saanud kõik teha selle diiselküttega ära. Aga noh, las ta oli sees, et teab järgmiseks korraks. Ahi oli väga hea. Kusjuures ma isegi avastasin, ma natuke keerasin gaasi vähemaks selle nupu järgi kui see, mis ma mäletan, et ta mul suviti olnud on. Et see oli nagu huvitav. Ainu sama, et kes seekord proovisid või tulid ostjad, et siis arvasid, et nagu väike oli natuke on see, et mul olid karbid tegelikult suuremad, ma ei saanud poest sellist karpi, nagu ma varem olin ostnud. Aga järgmiseks korraks küll saab. Mainisin ka, et järgmine küpstamine võiks olla 24. veebruar. Ma loodan, et ma saan seda teha. Võiks olla natuke soojem, siis saaks ukse rohkem lahti hoida ja natuke vabamalt teha. Aga siin tõestasin ära, et saab küll sellise setupiga teha. Tõesti läks kiiresti 1:40 ja kõik oli müüdud, nii et noh, ma ei hea, et ma endale sain. Aga võtame siit selle video kokku, nii et järgmiste tegemisteni.